Hästi saates on nüüd köögis minuga koos 5 rokkarit. Sellist asja pole varem juhtunud, ei tea, kas ka enam juhtub. 5 rokkarit hakkavad minuga tegema lastetoite. Me teeme täna banaanipulkasid, mis on populaarsed nii laste seas kui ka täiskasvanute seas. Tutvustan teile ka, kes on meil täna saates. Eimel, Mart, Margus, Tarmo ja Erki. Nemad on siis uuest Eesti eksklusiivsest, suurepärasest, ägedast. Te just kuulsite neid rockbändist nimega Kobra. Margus räägib kohe lähemalt, et kus kohas Kobra kuulata saab, sest et nad on võtnud endale väga ägeda eesmärgi toetada siis naisi. Margus, tutvusta seda korraks lähemalt, enne kui me kokkama hakkame. Ja novembris, kui me proovis kokku saime, siis me kuulasime just ühte väga kahetsusväärset juhtumit, kuidas üks mees on vägivaldselt käitunud, ütleme 8 oma elukaaslasega. Siis me otsustasime, et meie esimene kontsert, mis 6. märtsil siis U3 kontsertklubis toimubki naiste turvakodu toetuseks. Okei, aga ma jagan teile ülesanded kätte, eks ju. Nii, Eimel, sina võtad banaanid ja koorid need ära ja teed nad pooleks. Miks mina? Miks sina nii? Mart, sinule ma annan sellise suure noa ja kas ma saan siis nagu usaldada? Sa hakkad hakkima metsapähkleid. Nii. Jätta sõrmed alles. Oota, mitu banaani ära koorin? No koori need kõik sealt ära. Jaa, koori kõik ära. Aga kui ma panen? Ja mitmeks ma pähkleid? Ja siis jätan nad siia otsa peale näiteks. Anke mulle, ei ta tagu siin lõikama. Pane siia peale. Jaa. Nii, siis tuleb välja, et Tarmo on õppinud paberitega suurköögikokk, et mismoodi nüüd see siis juhtuda sai. Sa kalla vahepeal see siia peale. Ma olen praktikal töötanud, ma olen nädal aega töötanud. Läks nii halvasti, et mõtlesid, et karjäär on lõpp. Tead, Erki, siin on vegan šokolaad. Sina võtad ja teed selle pooleks ja paned meile veel natuke siia sisse, et meil juba vaata siin soojeneb selline mõnus mass. Pigem ära kasta seda siia sisse, vaid et võtaks lusikas ja kalla šokolaadi siia peale ja šokolaad on ju vedel, ta ise valgub siia peale ja nii saad ta paremini ära katta. Ja see, et näpud šokolaadiks saavad, see käib asja juurde. Sest öeldakse, et kui käsi õliseks ei saa, siis head karti ei saa, öeldi kunagi 80-ndatel. Et põhimõtteliselt näeb ta selline välja, et tegelikult mina lõikaks seal natukene väiksemaks, seepärast, et see pulk ei kanna välja. See pulk ei kanna välja. Tee meile natuke väiksemalt, nii nagu see bändikaaslane soovitas. Aga põhimõtteliselt selline ta on. Need on nagu väikesed mikrofonid. Mis ma teed tegema? Tee nagu veel, et me saame rullida seal sees. See on ikka niiviisi, et ei ole üldse mõtet heituda sellest, et esimene asi välja tule. Sest tegelikult see ongi üks selline katsetamise asi, et sa saad oma nipid käiku. Et mulle meeldib, et nagu sellised toidud nagu on Jamie Oliveril. Et nad ei näe võib-olla välja sellised nagu üliilusad restorani toidud, aga nad on väga head. Ja minu meelest on oluline see, et toit maitseb hästi, tervislik. Kuulge, aga poisid, ma küsingi teie käest, et milliseid toite teile meeldib ise teha ja ise ka süüa, Erki? Mina ei tee toite, ma söön seda, mida juhtub. Sa sööd seda, mida juhtub? Aga mida siis sina ütled? Ma söön ka seda, mis juhtub, seda, mida ma teen. Burger või siis mingit India toit või Hiina toit, aga kõige viimane toit oli, ma tegin kodus natuke liiga palju hapukapsasuppi, mida söödi 5 päeva. Mina tegin oma viimase toidu 2010 aastal, ma arvan. Aga siis, kui ma tegin, siis mul tuli väga hästi välja omlett, praekartulid, tuunikala pasta ja siis midagi oli veel, selge lõhesupp ka. Aga praegusel ajal ma käin lihtsalt väljas väga palju söömas. Mul on see, et ma teen tavaliselt sellised ülitervislikke smoothisid ja just pigem ma olen nagu viimaste kuudega jäänud nagu taimse toidu peale, et bändimees peab hea välja nägema. Täiega, oota, nukid! Kusjuures mul on sama lugu viimased 2 nädalat. Oota, mis välja tuleb? Vau, nii... Mis maailmas toimub? Küll ma teen perele, teen lihatoite endiselt, aga ma lihtsalt ise ei söö. Kas see on mingisugune maailmavaateline enesetunde teema, kus kohast need teema? Enesetunde teema. Nii, Eimel, ma kingin sulle ühe väikese mikrofoni. Ja nüüd sa saad sellest pudis, mis Mart tegi, seda natukene keerutada ja siis asetad selle siia peale. Ja just. Saame erinevate maitsetega. Just. Teeme kokku selvestega. Teeme kokku selvestega.
sa võtad ikka näppudega, kui sa ennem rääkisid Jamie Oliverist, siis see on ju kõik näpupidi toidu sees kogu aeg. jah, Käehigi annab teatava aktsendi. jah, just nimelt, et ei pea soola panema. Just. Teil... Tekitas nüüd küll toidu söögiisu. Mina ei olnud, ma lihtsalt räägin maitsekast. Aga teeme Eimelile veel siit, vaata ma panen, et sa... Ma tuli nii kuule sellepärast. Sa võid miksida. Järgmine soovitus on nagu parem on. Nii, vaata kui ilus, see on nagu väike seenekene. See on nagu väike see. Näe, Margus, kuule, võta endale pulk ja tule siia sõbra kõrvale ja hakka seda asja. Ma panen nii pidi, sest teist pole. Pane siia. Jah, mis sinu lemmiktoit on? Ma arvan, et ma ise viimati meisterdasin endale suurepärase võileiva laste purustust. Väga osav kokk oled, väga hea. Nii, ja Mart, mis värk on sa taimetoiduga? Aga lihtad asjad ongi head. Ütleme nii, ma teen erinevaid, ma olen niisugune smuutide pluss siis just tegelikult naljakas on see, et poelettidel on ainult üks müsli, mis ma olen leidnud, mille suhkrut ei ole. Ja teen püreestan banaani koos kaerapiimaga, panen müslit peale ja panen natukene pähkleid ja rosinaid ja tegelikult kõik. Issand, kui eeskujulik. Tänapäeva rokkarid on ikka hoopis teistsugused. Ma olen kunagi 106 kilona, ma olen nüüd 79. Headlikud rokkarid, jah. Mina ütleksin seda, et kuna Tarmo on kapsasuppi 5 päeva söönud, jumal tänatud, et mulle praegu keikasid. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik see, et 5 päeva midagi süüa. Tead, Tarmo, sealt on pärit mu esimene ja ainuke toidutrauma, kui mu vanaema soojendas mulle 5 päeva järjest piimaklimbisuppi. Mis sa arvad, kas ma praegu selle täiskasvanuna söön seda piimaklimbisuppi või mitte? Margus, sina, kes sa käid väljas söömas ja kodus aeg-ajalt vähe kokkad, et siis kas sul on ka traumat toiduga? Mitte eriti, kui välja arvata see üks kord, kui ma imeilusa teenindaja juuksekarva enda toidust täitsa, siis ülejäänud korrad on nagu õnneks läinud. Aga see oli sulle kindlasti võimalus, sest et sa said küsida ta numbrit ja öelda, et sul on nii kaunid juuksed. Jah, muidugi, nii ma täpselt tegingi. Läksid juurde, tõmbasid suunurgast välja niimoodi kõik. Just. Head isu kõigile. Hästi kihvt on see, et teil tuleb ülehomme on juba kontsert, te olete U3-s, esinete esimest korda eksklusiivselt laivis on võimalik siis Cobra näha, aga meie vaatajad saavad ka tulla, eks ju, sest et teil on välja panna siis külastusi. Jaa, meil on 3x2 piletit, paneme loosi ja siis äkki esitame ise mingi küsimuse, mis selles saates nagu vastus läbi käib, et siis inimesed saavad Facebookis vastata Ela hästi kodulehel ja meie Cobra-grammi, Instagrammi ühineda ja vaadata või siis Cobra fanpage samamoodi. Aga tulge jah, 6. märtsil ootame teid, laval kütame möllu ja toetame üheskoos naisi, kelle hääl võib-olla ühiskonnas ei ole nii kuulda, et kogu tulu siis läheb naisturvalisuse toetuseks. Nii et need ägedad rokkarid on ülehomme juba teie jaoks täiesti lava peal olemas. Mine vaata Ela hästi saadet ja Margus pani just välja siis piletid. Ela hästi saate Facebook on olemas siin all nüüd ja vasta küsimusele ja piletid võivad olla sinu. Hammustame sisse ja vaatame, et kuidas nagu välja tuli. Tšin-tšin, head isu. Väga hea ju. Väga hea. Super. Tšin-tšin, aitäh, et tulite saatesse. Retseptid on olemas banaanisaar.ee leheküljel ja ma jagan neid ka Ela hästi Facebooki lehele. Ela hästi!